et olen siin Pühavaimu kiriku hoovis. Hea koht. Ja ma olen hästi palju mõelnud elu jooksul esitanud teile küsimusi elu kohta, miks ja miks ja miks. Ja püüdnud mõelda, vastuseid leida, lugeda. Aga iga aastaga enam hakkab mulle kõnetama üks lugu. Ja see on üks hinduistliku India lugu, mis jutustab Jumala suhet oma loodusse. Ja see ütleb, et Jumal tantsib oma loodus. See tähendab, et Jumal on tantsija ja loodu on tema tants, kaasa arvatud inimene. Ja kui püüda seda peatada, siis tegelikult peatub ka tants. Me ei saa seda tantsu endaga kaasa võtta. Ja selle läbi võime näha, et see tants on sellest tantsijast samal ajal lahutamatu. Ja samasi võib öelda, et on meie enda meeltega, et kui me mõtleme, näiteks ma võin öelda, et ma olen see, kes ma olen, igaüks meist võib selle öelda, siis ka see ütlemine ise või see, et ma vaatan ja ütlen seda, on samal ajal see tants. Ja selle kohta öeldaksegi niimoodi, et me võime vaadata puud või midagi ja kui me ükspuha millist osa loodusest. Aga me ei pruugi seda puud näha. Ja kui me oleme seda puud tõeliselt näinud näiteks, siis ei ole mingit vahet, kuidas me seda nimetame. Sellepärast mulle tundub, et see vaatlus ise on olulisem kui see nimetamine või sõnastamine.